aastal 1975 vist või. Siis ma olin noor poiss, ma olin sõjaväest tulnud ja siis mul oli 2 võimalust, kas minna õppima lennundust või siis ma mõtlesin, et läheks kuskile kinoalale. Ja 77. aastal tulin Tallinna Filmi tööle. Hakkasin tööle operaatori assistendina. Ja peale selle ma sõitsin Moskvasse sisseastumiseksamitele. Ainuke kool oligi Moskvas. Oli üleliiduline kinematograafia instituut. Sõitsin eksamitele ja tol ajal filmi tegemine, see oli nagu ideoloogia asutus, siis seal oli nagu väga tugev taustakontroll, kes, kus, mis, kuidas. Ja siis ma muidugi põrusin seal läbi, kuna ma ei olnud väga ideoloogiline. Siis ma tulin tagasi tööle ja siis ma alustasin juba mängufilmidega. Ma olen teinud nii kõike töid enam-vähem nagu operaatoritööd, valguskäfferitööd, kärumehe tööd. Alguses oli nagu assistenditööd, siis nagu Tallinna Filmis edutati, siis oli nagu kähver, siis tol ajal oli nagu teine operaator, kes tegeles üldiselt kogu aeg nagu valgustamisega ja kelle kamandada olid nagu valgustajad. Nii et operaator soovis niisugust valgust ja siis sa pidid ka selle üles ehitama. Ja siis oligi sinu nagu kamandada või alluvuses oligi terve valgusbrigaad. Ja tol ajal oli valgusbrigaad, oli tavaliselt mängufilmi valgusbrigaad oli 8 valgustajat pluss veel valgusbrigadir, 9 liikmeline. Kuna valgusaparatuur oli raske tol ajal ja ühte valgust 4 mehega tassisid, ka päris raske. Muidu sa pidid võtma nagu tükkideks jälle, lambi maha, statiivi eraldi, reostat eraldi, kõik eraldi. Aga siis nagu ühe korraga vedada, siis oli 4 meest. 2 võtsid nagu lambi ja siis hoidsid lasti nagu õlgade peale 2 mehele ja 2 meest võtsid siis nagu statiivi jälgadest kinni ja liigutati niimoodi. Aga nüüd ma nagu viimasel ajal enam ei tegele selle valgustamistööga, kuna tervis juba ja vanus ja tervis ja ei jaksa enam neid suuri valguseid nagu tassida nii palju nagu. Aga assistenditöö on sedavõrra nüüd kergemaks läinud, et kaamerad on väiksemad aga ikkagi sa pead ju tegelema kõigi nende asjadega nagu kompleksselt, et kui sa oled nagu operaator, ütleme nii, et sa võid vaadata, okei, kaader on ilus, kõik on hästi. Kõik valgused oled ilusti saanud ja kõik on nagu hästi ja siis tuleb näitleja ja ta selles kaadris jääb näiteks pool meetrit kaugemale, siis teeb kohe kaadri raskeks. Siis seal nagu fookusvedajal on nagu raskem, sa pead nagu tegema, siis nagu valgus on nagu kipub nagu paigast ära minema selle koha järgi, kui sa oled nagu ehitanud selle valguse kõik selle paiga jaoks just. Aga jah, aga fookuse vedamise juures on omad raskused. Kõige raskem on fookus vedada kaamerale peale tulek, et kui veel mõlemad liiguvad, et näitleja tuleb kaamerale ja kaamera liigub mõlemad, need on nagu kõige raskemad. Vanal ajal oli nagu väga konkreetne oli selles mõttes, et oli operaator, oli režissöör, operaator pani kaadri paika, tegeles valgusega ja režissöör tegeles näitlejatega. Ja siis alati oli enam-vähem ikkagi niimoodi, et operaator pani kaadri paika ja režissöör lavastas siis sinna kaadrisse. Pani need näitlejad sinna liikuma ja tegutsema ja juttu rääkima ja nii edasi. Tänapäeval natukene teistmoodi on siin
režissöör lavastab valmis ja siis nagu operaator nagu vaatab ise, kuidas siis nagu jookseb nagu ma ei tea, ümberringi ja vaatab, kus ta siis ja kuidas ta selle asja nagu kätte siis saab või noh, selles mõttes no, nagu see on nagu tänapäeval on nagu see läinud nagu natukene nagu selle teise stiili peale nagu kergema vastupanu teed pidi, et no režissöör loomulikult tal on nagu kergem, et paneb paika, noh, ütleme, et ruum või lava, siis lavastame ära, siis näitleja tuleb vasakult, tuleb see räägib, räägib, läheb ära ja nii edasi ja siis sa vaata siis, kuidas sa siis seda kõike nagu ta võib ju sul selja keerata ja nii edasi ja ta ei tule, sest sa paned nagu suuremad plaanid nagu korralikult valgused, suure plaani valgused ja kui ta sinna ei tule, siis see on nagu, see jääb nagu see töö jääb nagu poolikuks ja see ei anna nagu väga suurt rahuldust ei operaatorile, aga ja ma ei tea, kas siis režissöör on rahul või ei ole, no tont seda, enamjagu vist siis on rahul. Aga nii peab ütlema nagu Vene Nõukogude aja kinos oli väga palju, tehti filme väga-väga palju ja need näitlejad, mis oli nagu selle kooliga, no need olid ikka väga täpsed. Vanakooli näitlejad olid ikka üldiselt täpsed, nad ikka oskasid ikka tulla küll, olla ja valgusesse ja keerata ja mitte jääda seljaga ja mitte varjata oma kaasnäitlejat ära nagu tänapäeval nagu on vaja. Ja tol ajal oli väga veel niisugune asi, et oli ohutustehnika insener, kus nagu olid nagu trikkvõtted ja rasked võtted, kui näitleja pidi minema vette või siis see oli vaja kõik enne välja joonistada, kõik ohutustehnika insener pidi need ära kinnitama, ennem ei lubatud üldse filmimagi minna. Et noh, tänapäeval nagu küsitakse, et no, on see ikka turvaline, noh, miks ta ei ole, on ikka, noh, läheb, hüppab korraks vett, kas ta ujuda oskab? No ei tea, no võib-olla oskab või ei oska, noh, kas siis oskab või ei oska? No vaatame, kui upuma hakkab, tõmbame välja. No, see on niimoodi, nagu ta on, aga tol ajal olid ikka väga selles mõttes nii naljalt seda asja ei saanud. Iseenesest on see nagu õige, sellepärast, et see annab näitlejale nagu turvatunde ja ta saab näidelda, ta saab mängida. Aga kui ta on ainult üks mõte peas, et kuule, et siin ei ole põhja, et ma võin, kui ma siit õlekõrrest või siit sellest väiksest pajuvitsast lahti lasen, ma olen mulksti läinud sinna põhja, kadunud, ei tea kuhu. Et no selles mõttes nagu on see õigustatud, et see peab olema niimoodi. Kõik need green screenid ja nii edasi ja trikkvõtete tegemine on tänapäeval nagu tunduvalt lihtsam kui vanal ajal, siis oli väga keeruline, siis oli alati, kui olid igasugused trikkvõtted, siis olid spetsiaalselt, oli Mosfilmis oli, Odessa stuudios oli trikkvõtete operaatorid, siis neil oli oma tiim, siis need omad kunstnikud ja oma tiimiga tulid ja tegid nagu trikkvõtteid spetsiaalselt, et nendel on nagu täiesti omamoodi üle Nõukogude Liidu käisid nagu tegemas need trikkvõtted. Tänapäeval see on nagu tunduvalt lihtsam selle elektroonilise. No kõige raskemad võtted, kõige keerulisemad võtted üldse kinos on ikkagi on loomad ja lapsed. Siin midagi teha ei ole. Need on kõige keerulisemad on igasugused loomadega ja lastega. No need on nagu alati, nendega võib alati untsu minna ja võib väga hästi õnnestuda. Aga võib ka väga untsu minna, nii et siin midagi. Ma mäletan Karu südame ajal, kui selle karuga jännati, siis see oli ikka no ma ei tea. Seal ikka oli väga palju õnne, et nii häid kaadreid sai selle filmi peale seal, sest seal oleks võinud ka kardinaalselt, ma ei tea, midagi juhtuda. Need on küll niisugused, et ma olen täiesti, see oligi nagu, ma mäletan, me olime seal kuskil jälle soo ääres ja pidi Karu tegema, tulema näitleja juurde ja teda nagu nuusutama ja nagu niimoodi ja kuidas sa teed, et Karu läheb näitleja juurde ja nuusutab?
sa kunagi ei tea, mis selle karu peas toimub. Noh, karu, sa oled, no ütle, et noh, dresseeritud karu. Noh, dresseeritud, aga palju mitmed karud on oma dresseerijad nahka pannud, nii et pole midagi olnud. Ja kuidas seda ma mäletan küll, et see oli nagu nagu me jamasime sellega, ma ei tea, päev läbi ja vist üks päev ei tulnudki midagi välja, sellepärast et karu tegi oma asju, pani kuskile sohu jooksu ja siis aeti teda taga pool päeva ja kõik läks ja pandi, ma ei tea, ootasime seal, no igal juhul peaaegu päeva, esimesel päeval ei tulnudki midagi välja. Ja teisel päeval see täiesti juhuse värk, et kaameras oli nii palju linti ja et see karu tuli ja tuli tõesti, tuli Raini juurde ja tõesti nuusutas teda nii nagu vaja oli. Ja see oli ja kui see kaader, siis ma vist too päev ei filminud midagi, me olime suures eufoorias, et selle kaadri üldse kätte sai. Et see oli täiesti suur õnnestumine. Kannatlikkus, see on üks kõige filmitöö juures kõige tähtsam, et ei saa olla väga kärsitu. Tuleb asja rahulikult võtta, et sa jõuad nagu oma mõtted ilusti läbi seedida ja teostada, aga mitte nii, et ennem teed ja siis mõtled, vastupidi ikka, ennem mõtled ja siis teed. Muidu kui sul on nagu vastupidine iseloomuline, et kiiresti teed, siis sa pead selle nagunii ümber tegema. See on nüüd siililiga selge. Kinotöös siin muidu ei saa. Kompromisside tegemisega, aga need kompromisse on vaja teha niimoodi, et see kvaliteet ei kannataks, et sa võid nagu teha mingisuguse kompromissi mingi asja arvel, aga sa pead vaatama, et siis nagu võib-olla teises kohas nagu on vaja nagu seda jälle teistpidi nagu ennast nagu rohkem pingutada, et selles mõttes on vajalik nagu olla kompromissi all, see ei saa olla jäik, siis asi edasi ei lähe. Siis jääb toppama, siis jooksevad kõik kinni. Ja hea tiimitööoskus, hea läbisaamine inimestega. Ei tohi kunagi niimoodi halvustavalt nagu teist ära tappa. Et sa pead olema nagu alati nagu aldis, nagu kas siis abistama või nõu andma või niisuguse tiimiga koos tegema, et selles mõttes nagu sa ei saa olla üksik erak nagu täiesti, sul peab olema nagu ikka see karja või jõuguvaim või karjavaim peab olema sul kindlasti olemas.